Ma tänan väga. Kohe tuleb esitlus ka ja siis alustame, et ma nüüd ei teagi, et eks te valite ise, et kellest ma siis nüüd räägin, kaerahelbekestest või lumehelbekestest, eks ju. Aga ma räägin meie enda kooli füsioterapeudi õppekava üliõpilastest ja koos Eeva Mengeliga me selle uuringu siis kavandasime ja loomulikult on selle uuringu taga seisab jällegi hästi suur uuringumeeskond, sest me ise ei ole võimelised kõiki asju tegema, nii et me oleme palunud heade kolleegide kaasabi ja eelkõige siis oma üliõpilaste kaasabi ka selle uuringu läbiviimisel. Ja nii nagu juba öeldud, siis tegemist on rakendusuuringuga, mis on selline longitudinaalne oma olemuselt, kestab ta siis 4 aastat kokku, kui me viime läbi sellist eksperimentaalosa, eks ju. Ja oma õnnistuse või loa on siis andnud selle uuringu toimumisele ka Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee. Ja meil on selles uuringus ka rahvusvahelised partnerid. Üks on meie hea naaber Leedu ja natukene siis kaugemalt sealt Euroopa kesksemalt Hollandi üks ülikool, siis, kes samamoodi oma üliõpilasi ja nende elustiili siis jälgib. Aga see, millest ma täna siin räägin, on üks väike selline algosa meie rakendusuuringu või ülevaade siis sellisest esimesest rakendusuuringu etapist. Ja nüüd võib-olla on siis mõttekas rääkida üldse, et miks me seda teeme. Et ilmselgelt, kui siin lumehelbekestest räägiti, siis tänased sisseastujad ja siin juba paar aastat tagasi on need milleeniumlased või kuidas neid siis nimetada, eks ju, ja võivad siis seda nime uhkusega kanda võib-olla. Aga me oleme siis õppejõududena märganud ja me oleme saanud ka tagasisidet oma praktikabaasidest, et üliõpilased tegelikult ei ole enam kehaliselt nii-öelda võimekad vormis. Füsioterapeudi töö iseenesest on kehalist võimekust nõudev, sest kõige lihtsam lihastestimine nõuab teatava hulga jõu olemasolu. Et seda teha siis õigesti ja patsiendile mitte alla jääda, eks ju. Nii et üks asi on see, et tõesti sul on seda reaalset jõudu vaja, et oma patsientidega toimetada. Ja teiselt poolt on see, et sa pead olema eeskuju ja täna me oleme siin hästi palju juba rääkinud sellest, et eeskuju on vist kõige parem vahend, millega siis üldse oma kliente, patsiente, lapsi, lähedasi mõjutada. Nii et selles mõttes kui füsioterapeut on heas vormis, ta on heatujuline, patsient näeb, et ta jõuab rohkem kui tema, eks ju, siis ta usaldab oma patsienti rohkem. Nii et see, et füsioterapeut peab olema tervislike eluviisidega, on äärmiselt tähtis. Ja need tervislikud eluviisid, võiks eeldada, et need on juba välja kujunenud selleks ajaks, kui üliõpilane tuleb siis õppima meie kooli. Aga kui nad veel selleks ajaks ei ole välja kujunenud, eks ju, siis nad võiksid õpingute ajal välja kujuneda. Kuna stuudiumi ajal õpitakse väga palju seoses just nimelt sellise tervisliku eluviisiga ja oma keha eest hoolitsemisega ja nii edasi, aga seda võib-olla siis rohkem niimoodi, et patsiendi vaatest ja mida ei pea nagu üle kandma niimoodi, et tervislik eluviis peab ainult patsiendil olema, mitte füsioterapeudil, eks ju. Ja teisest küljest on täheldatud mitte nüüd ainult füsioterapeutide tudengite pealt varasemalt, et see kõrgkoolis õppimise periood on üsna stressirohke, eks ju. Igaüks võib enda tudengipõlve meenutada, kuigi kui ma täna vaatasin neid rõõmsaid doktorante, siis mulle tundus, et no worries. Nii et jah, ta tihtipeale kipub olema selline, et see elustiil läheb natukene lappama, las ta siis natukene läheb, aga seoses nende pingeliste õpingutega, aga tegelikult ta peaks siis välja kenasti kujunema. No vot, ja kõigest sellest eelnevalt me sellise rakendusuuringu kavandasimegi ja selle esimese etapi eesmärgiks oli siis selgitada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava esimese aasta üliõpilaste elustiil ja tervisenäitajad. Uuritavateks
olid meil siis 81 üliõpilast, kellele kutse saadeti, eks ju, et kõik, kes olid siis aastal 2021 ja 2022 sisse astunud nii osakoormusesse kui täiskoormusega õppesse, siis oli meil valida 89 üliõpilase seast või andsime neile võimaluse, eks ju. Meie võimaluse või väljakutse võtsid vastu ainult 29 üliõpilast, kahjuks, aga see on parem kui mitte midagi, eks ju. Ja jaotusid nad siis õppeaastate lõikes niimoodi, et aastal 2021-2022 sisse astunud uuringugrupp 1, kes oli siis Tartus õppiv põhiõppegrupp või täiskoormusega õppegrupp, ja samal aastal sisse astunud osakoormusega õppegrupp moodustas siis õppegrupi 3 ja värskelt testitud 2022 sügisel sisse astunud üliõpilased moodustasid siis meil õppegrupi või sellise uuringugrupi 2. Ja seal oli siis ainult 7 julget, kes julgesid sellega kaasa minna. Siis metoodika. Hommikul kutsusime nad laborisse pärast sellist 12-tunnist paastu. Kohe mõõtsime nende puhkeoleku vererõhu ja südamelöögi sageduse, loomulikult antropomeetrilised näitajad, ka keha koostise, kus me siis vaatasime rasvamassi protsenti, lihasmassi, kogu keha rasvavaba massi ja visceraalse rasvataset, mida siis viimasel ajal on hästi palju hakatud seostama nende kardiorespiratoorse või just nimelt kardiovaskulaarsete haigustega. Palusime neil sooritada kehalise võimekuse testid, neid oli 6 tükki, kämbla pigistusjõud mõlemale käele, ülakeha tõsted, et testida siis nende kõhulihaste vastupidavust ja jõudlust, kätekõverdused, eks, ülakeha vastupidavuse ja jõu väljaselgitamiseks, küünitamise test, mis istudes, mis siis näitab seda, et kui elastsed on reie tagaküljelihased ja alaseljalihased. Tasakaalu testisime toonekure testiga ja sellist aeroobset vastupidavust testisime siis Harvardi STEP testiga. Lisaks palusime neil täita ka küsimustikku, et välja selgitada siis nende taustaandmed, milliseid haigusi on näiteks põetud, milliseid treeninguid nad teevad ja nii edasi. Aga tahtsime välja selgitada veel ka nende toitumisharjumused, eelkõige just toidurasvade osas ja lisaks uneharjumused, kus me siis kasutasime Pittsburghi unekvaliteedi küsimustikku ja kehalise aktiivsuse hindamiseks siis kasutasime sedasama rahvusvaheliselt tunnustatud kehalise aktiivsuse küsimustikku. Ja kui see kõik oli tehtud nendega, siis said nad endale 7 päevaks meie käest laenuks aktiivsusmonitorid, mida nad kandsid siis 7 järjestikusel päeval ja ööl, et saada siis teada see objektiivne kehaline aktiivsus ja objektiivne unekestus ja une selline kvaliteet. Et päris palju asju, mis me nende käest siis palusime. Ja siin on siis tulemused, et õppegruppide kaupa on nad ära toodud siin. Eristub siis õppegrupp 3, need on siis need, kes õpivad osakoormusega just nimelt oma vanuse poolest. Mis on ka täiesti mõistetav, eks ju, et inimene, kes siis tahab midagi uut õppida veel juurde ja tänapäeval on üldse populaarne õppida midagi uut juurde, siis oluliselt vanemad olid need osakoormusega õppijad. Sellega seoses vanusega tõenäoliselt on nende ka puusatalje ümbermõõdu suhe natukene suurem. Ta jääb küll täiesti normi piiridesse kenasti, aga see võib olla seotud vanusega ja ka visceraalse rasva tase on neil natukene kõrgem, sellel õppegrupil 3, eks ju, sest nad on natukene vanemad. Mis oli üllatav meie jaoks oli see, et vererõhk, just nimelt süstoolne vererõhk kippus olema liiga madal, aga jällegi see õppegrupp 3 eristus siis, et nendel on nagu tendents nii-öelda sellele kõrgemale vererõhule.
Ja muude parameetrite osas siis olid õppegrupid sarnased. Siis subjektiivne ja objektiivne kehaline aktiivsus eristuvad siin hästi see õppegrupp 2, eks ju, kes just sügisel värskelt alustas, siis nemad on kõige aktiivsemad, istuvad kõige vähem, nii et noh, ma ei tea, kas me nüüd võime siis nimetada neid lumehelbekesteks, eks ju. Eristusid nad veel ka ööune kestuse poolest, et nad magasid teiste õppegruppidega võrreldes vähem, aga tuleb välja, et kvaliteetsemalt. Ja nad hindasid tegelikult ka oma sellist uneaega palju täpsemini kui kaks eelnevalt hinnatud õppegruppi siis. Nii et jah, eks seisukohad võtab igaüks ise. Nüüd kehalise võimekuse testid. Huvitav oli meie jaoks see, et eristus just nimelt jälle seesama õppegrupp 2, ja just nimelt ainult kätekõverduste osas, et nemad olid siis kõige suuremate musklitega nii-öelda ja tegid kõige rohkem neid kätekõverdusi. Ja muus osas olid õppegrupid üsna sarnased kehaliste võimete poolest. Võib-olla teeb murelikuks natukene see viimane rida, see Harvardi STEP-test, mis peegeldab seda aeroobset võimekust, et kui see panna selliste üldiste referentsväärtustega kõrvuti, siis see jääb keskmise ja alla keskmise väärtuste juurde. Nii et see natukene teeb ärevaks, aga muus osas on hästi. Ja mis me siis järeldasime, et meie koolis erineval õppekoormusel füsioteraapiat õppivate üliõpilaste tervisenäitajad on soo- ja vanusepõhiste normatiividele tuginedes õpingute esimesel aastal head, väikese mööndusega. Siis esimese aasta füsioterapeudi õppekava erikoormusel õppivate üliõpilaste toitumisharjumused ja uneharjumused on õpingute alguses pigem head, jällegi see sõna pigem viitab väikestele mööndustele. Igasse õppegruppi kuulub nii mõõdukalt kui ka siis kehaliselt väga aktiivseid üliõpilasi ja nende proportsioon on siis õppegrupiti tõesti erinev ja kui nüüd meenutada, siis seal jällegi selles kõige värskemas õppegrupis oli siis neid väga aktiivseid kõige rohkem. Ja selline tunnetuslikult hinnatud kehaline aktiivsus siis vastab üsna suurel määral ka sellele kehalisele aktiivsusele, mida tegelikult tehakse. Ja regulaarselt treeningutel käivate ja iga päev kehaliselt aktiivsete täiskoormusel õppivate üliõpilaste unekvaliteet on siis tegelikult parem. No vot. Et see oli siis minu poolt kõik ja nagu ma ütlesin, siis tegelikult on meil ka rahvusvahelised partnerid selles uuringus ja mul on väga hea meel paluda siia minu hea kolleeg Steven Onkelings Fontys Universityst. And now, thank you. It's your turn. Tere päivast, that's the only words I know in the Estonian language, so I go further with English. I'm from the Fontys University of Applied Science in the Netherlands. I'm from Belgium, and that's very important that you make the difference between Belgium and the Netherlands, because next week our Red Devils will win the World Cup. I don't know. Sorry. Okay, thank you. Because that's not the first time that I come to Tartu. That's since 2016, I think, that I'm here for the first time, because we do also the same project as EFI, and we started in 2013 with measuring the first grader in our school of all exactly the same, maybe a little bit more or less, but in the same way we measure these students, and we have every year, I think, 600 new students. So we have a big database with all these parameters.
to collaborate. And that was the first time also here in this building where we shared for the first time our data in a poster presentation. And now I will present the data of only one class of the international students of our school. And we took the data of 12 female and 5 boys, and overall data, we see that the BMI is normal between the norm values, a little bit higher when I compare it with your data that you have shown. And also the fat percentages were maybe in the men a little bit too high, but the female stays under the 30%, so that were norm values. If we look then more to the cardiovascular parameters, we see that also there the systolic and diastolic blood pressure are normal, heart rate also a normal sinus rhythm, and the VO2 max not measured by the Harvard STEP test, so as Evie have done, but with a cycling test. And there we see that our males were not so good, that were poor results, and with a female that were good results that they reached. Also other hand grip strength, normal high jump, sit-ups. So overall we can say that our first graders have norm values. If we look to the guidelines and maybe to the guidelines of the Netherlands, there was no problem. Only the exercise capacity of our male students were very low. We have also looked to the physical activity on the same way as Evie have done with the IPAC questionnaire, and there we see that we reach very high values, and that's more the Netherlands. Everyone is cycling to school, and that's typical for there. Also the roads are made for that. But if we look then to the sedentary behavior, how long that they are sitting on a chair, we see also that that is too long, and that we had to work more on that sedentary behavior than the physical activity, because we see that it's more than good enough. So thank you, and I hope that I come for a few years more to Tartu. Thank you. Thank you.